tänane söögisoovitus on selline, et võtad mõned bataadid, lõikad nad pooleks, määrid siia keskele natuke oliiviõli ja siis paned tagurpidi ahjuplaadile. Enam-vähem ühe suurused need olla võiks ja siis viskad 220 kraadisesse ahju. Nii kaua kui bataat ahjus läheb kuumale õlisele pannile sibul, praeme seda paar minutit, siis läheb siia paprika, hakkliha, tükeldame selle värgise ära. Siia oleks vaja mingit maitseainet, näiteks taco oma, ma leidsin mingi juustuga taco maitseaine, saan selle siia ära. Muidugi segame ja praeme selle hakkliha ja paprika ka sinna valmis. Panen siia väikse törtsu tomatipüree ka, praeme selle ka läbi ja viskame siia lisaks mustjube. Segame omad ka siia sisse, panen siia törtsu vett ka, et lasen tal siin nüüd selle vee enam-vähem ära podistada ja siis peaks see ka valmis olema. Kui see vedelik on siin kenasti kadunud, viskan siia veel koriandrit, panen pliidi kinni ja segan selle kraami ära. Väga ilus, lõhnab hästi ja maitseb ka väga hästi. Selle võib kõrvale tõsta. Nüüd tuleb oodata, kuni bataat valmis saab ja siis võib toidu kokku panna. Ühel hetkel on need mõnusad bataadid valmis, näevad juba ise väga head välja, aga nendega teeme nii. Võtad siin mingi kahvli või lusika ja vajutad selle sisu siin natukene niimoodi paadikeseks. Siia paadikese sisse saab seda hakkliha oasegu panna. Need mõnusad paadid tõstame veel õhufritüüri, sest mul on plaan siia veel cheddarit ka peale panna. Ja nüüd seda veel 4 minutit küpsetada. Ja siis õhufritüürist tuleb selline värk välja. Päris ilus näeb välja. Mõnus veiniva juustu ja värgiga. Toitev, maitsev, lihtne teha. Pigem selline tervislik toit ka vahelduseks. Klassikalist hapukoore kurgi salatit ka kõrvale ja läheb veel paremaks. No vot, täna siis nii. Head isu!